kaamera käib, heli käib, ma näen traditsiooniliselt välja nagu kaktus, siis kõik tunnevad nüüd ära. Ma alustasin saadet ühe korra selle fraasiga, et ma vist näen välja nagu kaktus. Selle pilliga seostub jälle üks huvitav seik minu elus. Nimelt, kuna siin on nagu vormis naine. Ja siin ma tahtsin ise ka nagu minna naiskodukaitsesse. Eks ma sain ka ühe naiskodukaitse naisega ka kokku. Tema ütles, et andis mulle paberi, pidin fotod võtma kaasa ja siis pidin arstliku komisjoni läbima, et perearst pidi nagu täitma, et kas mul on terviseprobleeme või kas mul muid probleeme ei ole. Ja siis mul oli, kahjuks oli mul vene arst, venelane perearst ja juhtus niimoodi, et seal, kus ta pidi panema ei, pani jah. Et siis oligi niimoodi, et tema pani siis niimoodi kõigel jah, et mul on alkoholiprobleeme, ma olen narkomaan, mul on käed otsast ära, ühesõnaga mul pole nagu jäsemeid üldse. Kuigi ma käisin selle naiskodukaitsega kokku saamas, ju nägi nagu mind. Aga ühesõnaga, eks neil ole seal üldine, võib-olla või midagi seal oli, aga jah, et mul on kõik probleemid, mis seal kirjas oli, mul oli kõik need probleemid seal. Ja. No, see on päris huvitav juhtum. Ja siis oli, jah, siis nad kirjutasid mulle kirja ka, et jah, et me ei saa, et teil on siin väga palju probleeme, millega nagu me ei saa teid vastu võtta. Ja nagu narkomaan, alkohoolik, jäsemeid ei ole. See on väga huvitav arstlik komisjon, et jah, see tuletab mulle minu enda sõjaväe arstliku komisjoni meelde isegi, et kunagi sai seal ka käidud. Ja, aga ühega ma olen nendega, ühel asjas olin ma täiesti nõus, et mis neid ka natukene häiris, et ma olen nagu meedia tähelepanu all liiga palju olnud. Ja natukene, kui ma naissõdalase pildistamine oli, seal oli natukene läbi soomusvõi oli natukene nagu paistarindasid. Nüüd võib-olla see foto neil just nagu häiris või... Ei tea, miks küll. Et naiskodukaitsjad on vist hästi viisakad ja võib-olla see pilt minust oli liiga dramaatiline või traumeeriv nende jaoks, et äkki mustan naiskodukaitset. Aga jah, see oli kõige huvitavam, et ometi ju käis ju naiskodukaitsest ju inimene minuga ju kohtumas. Kui ta mul selle paberi andis, et ta ju nägi, et mul on jäsemed kõik nagu olemas. Narkouimas ka ei olnud. Narkouimas ka ei olnud täielikult kaine, see oli nagu huvitav, et ja mul ikka kirjutati vastus, et mul on kõiksugused probleemid. Ja, no seal oleks nagu loogiline, et kui kõik probleemid on, siis oleks loogiline nagu täiendav komisjon teha, et see on nagu kahtlane, et kõiki probleeme ei saa nagu olla päriselt. Et nagu, ma ei tea. Ma ei tea jah, aga kusjuures ma ei tea, kas siis tõesti see naine, kes minul kohtumas käis naiskodukaitsest ja siis see, kes nagu üle vaatas, kas siis need on kaks erinevat inimest ja nagu ei suhelnud oma vahel, kui oleksid võid nagu öelda, kuule, et no ei saa olla või ma nägin, et ta käis minu kohtumas on ju nagu kõik jäsemed olid ju alles ometi. Et ei roomanud kohale. Jah, et ei roomanud kohale, et selles nagu... Niimoodi kaani stiilis niimoodi. Jah, nagu see ongi nagu huvitav, et miks mul selline nagu vastus tuli siis, et kas nad siis ei suhtu tõesti oma vahel. See ei tohiks nii keeruline olla tegelikult. No tegelikult statistiliselt ma ei oska öelda, mitu sada või mitu tuhat inimest neil on, kelle ankeete ja asju nad peavad läbi vaatama, et kui palju neil seda materjali on, et sellest mul pilti ei ole, et ei oska prognoosida, nagu, mis mu loogika selle peale ütleb, aga... Ja noh, muidugi oleks huvitav. Kindlasti üks ei olnud, et sa ei olnud ainuke, et kui sa oleks ainuke olnud, siis oleks muidugi kindlasti
kõigi tähelepanu kohe kohal olnud, et Jaa. oleks nagu eriline küsimus, aga jah, kindlasti palju, sest nad erineva piirkonna staabid on seal ka ju. Ja muidugi ma valisin kesklinnamaa. Aga jah, mis seal ikka elu läks niimoodi, et mõtlesin, et äkki peaks nagu uuesti rääkima, et ikkagi peaks minema, aga nüüd läks elu niimoodi, et mul ei olegi tegelikult Naiskodukaitses käiagi aega. Siis ma ei saaks oma filmigi teha, et alguses võtad ju kogu aja ära, peab koolitusel käima. Igasugused väljaõpped ja ei oleks tegelikult reaalselt aega. näitlejate tagaajamine ja Jah. ükshaaval eraldi. Ongi, et see on tegelikult päris aega nõude. 2 näitlejat edasi ja 3 näitlejat tagasi. Jah, näitlemistöö on ka põnev, nii et Midagi sellist. jah, kui on põnevus seiklusfilm, siis on isegi põnevam kui Naiskodukaitse. Ja, et sul on nagu 2 filmi isegi. Ei ole juba Et 3. Üks on nagu plaanis ja Nii, üks on tegemisel. üks see, mis me teeme praegu, see on see, kus maailm sureb välja, kus nagu ühiskond sureb kõik välja. Teine film on Vampiirikas, kus ma vampiiri mängin, kes võitleb kuritegeliku maailma vastu. Ja 3. film tuleb ikka siuke. See on päris Naiskodukaitse teema ju. Jah, Tegelikult. on. Ja siis tuleb ka Õudukas. Seal, kus ma mängin jõhkrat tapjat. Okei. Selline teema. Muidugi minu eluloo film tuleb ka kunagi välja, sest tegelikult minu eluloo on päris põnev olnud. Need lapsepõlvest alates, et see on muidugi lihtsam film, aga samas on süžea nii keeruline, et näitlejad võib olla raskem saada. See ma tahan sinna ühte steeni panna, kus tüdruk paneb kleidi selga. Okei. Et see on nagu taaslavastus, mis kunagi mul lapsepõlves on. Ja, ma näitlemisgrupis ma olen sul neid erinevaid kuulutusi nagu aeg-ajalt näinud, et ma pidevalt jälgin seda, et see on nagu eluloo teema, aga sellega jah, ma olen seda nagu näinud, et või sealt, kas seal sa oled mingid klippe ka sealt pannud ülesse? Jaa, ikka olen. Ja, see teema tundub mulle kuidagi väga kuidagi näiteks, kus ma hauast üles tõusen. Ja. Seda ma vist olen näinud. Aga jah, muidu relvuhuvi on mul siiamaani. Naiskodukaitsesse ei saanud, aga vähemalt on laskekiirud olemas, kus on vahest selle auru välja lasta. Taktikalise laskimise keskuses näiteks vahest käin. Okei. Plaanin siin jälle koos Heleniga minna. Ja, ma sain teada, et Helenil ka meeldib, siuke tahaks ka proovida. Need tahaks ka nagu siukest teemasse minna, siis mõtlesin, et võiks nagu minnagi siis nagu perehele koos laskma, siis ta saaks ka selle kogemus on ju. Sellepärast, et tegelikult minu filmis on vaja Helen tunneks ka natukene relvi. Ja. Nojah, see muidu ei oska nendega mängida ka. Ei mängi usutavalt välja, kui sul ei ole endal isiklikku relvakogemust. Tema aust tundus ka see põnev nii, et. Ja. No see on tegelikult, kui selle kätte saab, siis see on nagu suht lihtne loogika, et mul on tegelikult maalides ka relva teema üsna suurelt sees. Siin ei ole ühtegi, aga mul on mingid isegi suht sari erinevaid töid erinevatel relvateemadel. No see naine siin puudutab natukene mingi relvateemat ikkagi on nagu näha ohvitser. Tal võiks olla jah, siin hetkel näha ei ole, aga siin kuskil võib olla, et käsi jääb võib-olla ette. Jaa, tundub nagu oleks paraadvormis, siis seal ei peagi relva. Ja, no seda küll jah. Relva olemagi. Tegelikult see on mingi ala stripikostüüm või midagi sellist, et see tegelikult päris vorm ei ole. Jaa, aga natukene ikkagi meenutab. Pluss veel minu enda fantaasia siia juurde, et see ilmselt ei ole autentne, aga ta ei ole selles mõttes, ta ei ole mingi konkreetne nagu tegelane, et ta on ikkagi minu fantaasiast välja võetud ja siin vormi juures on ka minu fantaasiat rohkem kui midagi tegelikkust. Jaa, aga vähemalt puudutas seda teemat väga hästi. Selles mõttes küll ja seda kindlasti, et jah, see nagu meelelahutusteema on, et ma ei ole nagu fakti täpsusele rõhunud, et seda ma tahtsin öelda.